Ja nüüd on aeg avada tänane aktus. Tõuseme püsti, et tervitada 9. klasside lõpetajaid. Võin mängida sinuga saunas, võin lebada sinuga teki all. Kuulud Florasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktoriks hakata ETVs. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse näen. Ja see ongi hea võit. Võin olla päev läbi su kõrval, võin helistada kaubanduskeskusest. Võime kõõluda maailma serval, võime rääkida tühistest asjadest. Võin olla su mina ja teine, ma võiks olla su akude laadija. Ja võib olla su hommikuveine või kraadiklaas. Põhikooli lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktoril härra Maaleks Sammulil. Kallid põhikooli lõpetajad, head lastevanemad, lugupeetud vallavanem, vallavolikogu esimees, kallid õpetajad ja külalised. Ära ütlemata tore on täna siin olla, taas ühe pika õpingute perioodi lõppu tähistada. Kallid lõpetajad, tänane on teie jaoks suure ja olulise ja mahuka õpingute etapi lõpp, aga siiski ainult väike verstapost jätkuvalt pikal õpingute teel, mis teid ees ootab. Esimene verstapost siiski. Esimene tõsine risttee, kus tuleb valida, kas minna ühes suunas või teises suunas ja hinnata oma jõudu ühe või teise sihini jõudmiseks. Ma siiralt loodan, et see esimene lõik
on jätnud teile palju häid mälestusi, andnud mitmeid häid kaasteelisi, kelle abile saate ka edaspidistel rännakutel alati toetuda. Üksi jõuab tõesti kiiremini edasi, aga koos jõuab kindlasti kaugemale. Usun, et teie soovid ja sihid on seatud sinna, et jõuda väga kaugele. Et neid verstaposte, õppimise verstaposte, väiksemaid ja suuremaid, tuleb teil oma elus ette veel ja palju. Need ei pea alati olema koolitunnistusega tähistatud verstapostid. Nii mõnedki õppetunnid antakse teile elukoolis, sealt tunnistust ei saa. Aga kiituskirja võib ikka üles korjata, olgu siis suurepärase ameti või teiste inimeste lugupidamise näol. Karl Ristikivi ütleb, koolitunnistus ei tähenda midagi. Alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on. Olles ise teinud läbi kõik haridusetapid kuni doktorikraadini, ei saa ma sellega lõpuni nõustuda. Igal tunnistusel siiski on väärtus ja ta annab infot. Kindlasti on sealt võimalik välja lugeda mingeid oskusi, aga kõigepealt näitab ta inimese võimet pikaajalisi plaane ellu viia. Teil on olnud 9 aastat pikk projekt. Teile ei ole küll antud valida, kas seda võtta ette või mitte, aga lõpetama olete pidanud selle ikkagi ise. Jah, õpetajate, oma vanemate, sõprade, paljude teiste abiga. Ja ärge unustage seda abi. Ärge unustage olla tänulik neile, kes teid mõnikord ka ehk tööle sundima pidid. Lõpueksami positiivne tulemus on see märk, et see sund oli väärtuslik. Nagu need väikesed või suuredki eneseületused, mis te ise pidite tegema, et tänaseks siia jõuda. Oma töö tuleb ikka ise ära teha. Aga Ristikivil on kindlasti õigus selles, et see tunnistus ei anna teile edaspidiseks mingit garanteeritud edu teiste ees. Olgu hinded kui tahes head, ta näitab ainult endiseid tulemusi, juba tehtud tööd. Kas läheb edaspidi sama hästi? Võib minna, aga ei pruugi. Veel Karl Ristikivi sõnadega. Me näeme ainult seda, mis on olnud, aga mitte seda, mis on tulemas. Te kõik peate oma järgmise versta läbimist alustama jälle esimesest sammust ja alustate oma järgmist perioodi elus taas valgelt lehelt. Millise pildi te joonistate endast sellele lehele? On 2 omadust, mis ma väga soovitan selle uue identiteedi sisse igal juhul põimida. Esimene neist on töökus. Ma juba ütlesin siin, et oma töö peab igaüks ise ära tegema. Mida aeg edasi, seda vähem viitsib keegi teil järel käia ja meelde tuletada, et tähtaeg on lähenemas ja tööl peab ka sisu olema. Ühel hetkel on verstapost täpselt selle koha peal, kus vaadatakse tulemusi ja edasiliikumiseks võetakse kaasa vaid need, kes on usaldusväärsed. Pidage meeles, et töökus on edu võti, on alati rohkem väärt kui anne või kirg midagi hoolega teha. See kirg võiks töökust toita. Oskusi saab alati arendada. Ükskõik, mis te teete, tehke seda täie pühendumise kogu energiaga. Teine omadus, mille ma soovitan teil oma tulevasele portreele lisada, on üks punt asju, mille ma võtan kokku sõnaga lugupidamine. Pidage lugu inimestest enda ümber, enda tööst, iseendast, oma saavutustest. Käituge kõigi inimestega enda ümber nii, nagu nad oleks teie parimad sõbrad ja sedasi väärt kõige hoolitsevamat hoidmist. Albert Einstein on öelnud, ma räägin igaühega ühtmoodi, olgu ta prügivedaja või ülikooli president. Me kõik tahame ka ise olla lugupeetud ja väärikalt koheldud. See algab alati meist endist. Kui me ise käitume teistega väärikalt,
siis see peegeldatakse meile ka tagasi. Lugupidamist ei saa ära teenida interneti suhtlusvõrgustikes anonüümselt lahmides, teisi kirudes ja maha tehes. See ei ole nullsumma mäng. See ei ole asi, mis on kas minul või sinul. See on vastastikuses suhtluses kasvav mõlemapoolne võit, kui me oskame seda niimoodi kasvatada. Lugupidamist teenitakse ausa ja selge silmavaate, selgete ja teisi inimesi austavate seisukohtade ja sirgeselgse hoiakuga. Roy Bennett on öelnud, olgu sul kogu aeg nii palju teha enese arendamisega, et selle kõrvalt teiste kritiseerimiseks enam aega ei jää. Kallid lõpetajad, ma ei tea täpselt, millised hoiakud teie Elva gümnaasiumist kaasa olete saanud. Tahan väga loota, et teie õpetajad on teile kenasti näidanud, kuidas olla range, nõudlik, aga samas hooliv, mõistev ja lugupidav. Tahan loota, et oleme koolis näidanud teile, kuidas hea ja järjepidev töö toob tulemusi ja pakub rahuldust. Kuidas nõndaviisi on võimalik oma eesmärkide poole edasi liikuda. Mina tean, et meie õpetajad on seda kõike teile näidanud ja teid selliseks käitumiseks heasoovlikult survestanud. Kallid õpetajad, ma väga tänan teid selle toreda töö eest. Aitäh, et olete aidanud neil noortel jõuda täna siia lavale oma õpingute esimese järgu lõppu. Head lastevanemad, ka ilma teieta ei oleks seda kõike juhtunud. Aga teie töö ei ole läbi. Täna saate te õigustatult häid tulemusi tähistada ja tehke seda suure rõõmuga. Aga pidage meeles, et järgnevad aastad vajavad teie lapsed teid vähemalt sama palju, kui mitte rohkem, kui seni. Nende tee ju alles algab. Neil on väga paljude verstapostideni vaja jõuda ja selleks on vaja neil teada, et te olete neile selja taga alati abi pakkumas. Kallid lõpetajad, lubage mul jagada teiega veel 2 toredat tsitaati. Veel kord Albert Einstein. Tarkus ei tule koolis käimisest, vaid eluaegsest püüdest seda omandada. Ja Ameerika raadiosaate juht, kes päris tihti päris toredaid raamatuarvustusi teeb, Tom Bodett. Mis on kooli ja elu erinevus? Koolis õpetatakse sulle midagi ja siis tehakse selle peale test. Elus ootavad sind testid, millega antakse sulle õppetund. Oma pikal ees ootaval õpinguid täis eluteel, palun ärge unustage seda esimest lõiku, seda retke esimese verstapostini. Pidage meeles oma õpetajaid, kes on teile ikka head soovinud, oma sõpru, kellega on olnud tore, oma vanemaid, kes teid siiralt armastavad. Pidage meeles, et te olete Elva gümnaasiumisse alati tagasi oodatud. Edu teile ja õnnestumisi! Tervituseks saavad sõna Elva vallavanem Priit Värv ja vallavolikogu esimees Sulev Kuus. Head lõpetajad, lugupeetud õpetajad, head lapsevanemad, emad, isad, õed, vennad, vanavanemad, kõik, kes te olete tulnud siia tähistama noorte toredat lõppu. Nagu näha, Elva gümnaasium on nii hea kool, et siit lahkudes on kõigil kurvad näod ees. Tegelikult on täna just siuke rõõmus päev. Laske naeratused ilusti, näidake hambaid. Seda võib vabalt teha, isegi kui oled eestlane. Aga eks see rõõm ole üürike. Tegelikult lähevad õpingud edasi ja mul on teile kurb uudis. Prohvetid on ütlenud, et inimene õpib kogu elu. Nii et edu teile sellel teel. Head lapsevanemad, suur tänu teile. Me kõik teame, kui
kerge või raske või milliseid väljakutseid pakub see, et toetada neid toredaid inimesi, neid toredaid noori sellel kooliteel, millist stressi, peavalu ja milliseid tiitleid te olete endale sellega saanud. Mõnikord häid, mõnikord mitte nii väga, aga see kõik on seda väärt. Ja siin ei saa hoogu mitte maha lasta, vaid järgmised aastad jätkake samas vaimus, andke seda tuge nii palju, kui teil anda on, sest nemad annavad endast kõik, mis neil anda on. Head õpetajad, sügav kummardus ja tänu teile selle tänuväärse töö eest, mida te olete nende noorte ja kõikide teiste noorte, kõikide meie heaks teinud läbi aegade. See on äärmiselt tänuväärne. Ja mulle tundub, et aeg-ajalt me hindame seda ehk liiga madalalt. Püüame paremini. Suur tänu ja jätkuvat jõudu teile selles. Aga head noored, nagu öeldud, ega siit läheb nüüd õppimine edasi ja ega siis muud ei ole. Vladislav Korsets on andnud selge sõnumi, kuidas teinekord, kui midagi on vaja ära päästa, kuskil vaja sirgeks rääkida, siis hästi selged sõnumid. Joonatan, pane sina ka tähele, esimese korraga sul ei jäänud meelde. Ja see kõlab niimoodi, kui tuleb nagu küsimus, millele võib-olla vastata ei oska või mingi olukord ette, siis väga lihtne. Kes kunagi kuidagi kedagi, see samuti seda ja todagi ja kindlasti sihukest midagi ja mitte nii sama, vaid vägagi. Eks minagi kunagi midagi ja tõtt öelda isegi vägagi. Võib-olla ma isegi sedagi, kuid juba on rohtunud radagi. Mu sõber, kui sinagi midagi või kunagi kedagi, siis silmas kindlasti sedagi, mitte nii sama, vaid vägagi. Lihtne. Õnne. Ja ma loodan, et see aeg, mis teie olete siin Elva gümnaasiumis veetnud, mõned teist loodetavasti jätkavad siin, kuhu iganes teid tee viib. Ma loodan, et see aeg on teile jätnud kustumatud mälestused. Ma loodan, et see kevad, see pingutus on teieni samuti loonud selliseid häid emotsioone. Ma hetke lasin peast läbi, et mida mina mäletan kooli lõpetamise viimast osast sellest 9. klassi lõpetamisest. Mulle jäid 2 asja väga eredalt meelde või tulid meelde, tähendab. Üks oli see, et ma tegin 9. klassi matjaeksami, tegin Jerka pealt maha klassivenna pealt ja Jerka vist töö varem ära. Ja ma pidin ühe ülesande enda peaga tegema ja ma sain 1 punkti rohkem kui Jerka. Ja teine asi oli see, et ma tundsin ennast lõpuaktusel ülikonnas üli ebamugavalt. Peate vapralt vastu enne. Kuulge, aga meie ei hoia teid kuidagi moodi siin pikalt enam kinni. Soovime teile kõik edu teie tegemistes, kuhu iganes teed viib. Käige mööda teisi koole, laia maailma, kogu kogemusi ja tulge ikka alati siia tagasi. Tooge meile enda teadmised, enda oskused. Meil on väga neid tulevikus vaja. Aitäh teile ja ilusat suve! Lugupeetud lõpetajad, pedagoogid, lapsevanemad, õnnitlejad. Ütlen minagi, et kui sina midagi, siis mina sedagi. Aga eks see elu ongi nii säätud, et teil on läbi üks tähtis etapp elus. Ja ma saan aru, et te saate täna tunnistuse ja direktor kutsub teid tagasi. Ma saan aru, et siis me võime teha ühise käskirjad ja jäite kõik istuma, tuleme järgmine aasta uuesti kokku. Ei ole nõus. Aga mis ma tahan teile öelda on see, et teatud mõttes olete nüüd koduselt täiskasvatuselt üle minemas poolikule kasvatusele. Ehk siis teie mõtlemine, teie tegemised, te vastutate juba palju rohkem iseenda eest. Teie ideed, olgu nad ükskõik kui siirad ka ei oleks, peate nad ise nende eest siis nii-öelda neid ellu viima ja nende eest ka vastutama. Ja mina ütlen teile täna nii, et ärge jääge lihtsalt istuma
ja ootama midagi kuskilt kedagi. Ja tulge, minge alati elus edasi, nii nagu te siin saali astusite, käest kinni ja pingi peale. Lugupeetud õpetajad, suur töö on tehtud, jälle üks suur lend on lõpetanud või lõpetamas, veel ei ole asju kätte antud, lõputunnistust, aga kohe-kohe suured tänud teilegi selle tehtud töö eest ja eks seda mure poolt ja naeru poolt on, eks nad peadki käsikäes käima, muidu olekski igav. Ja lugupeetud vanemad, ongi aeg lahti lasta lastest poolenisti ja vaadata, kuidas nad ise hakkama saavad ja tunnustage nende mõtteid, nende tegemisi ja andke neile pigem nõu kui keelamist. Nii et veel kord ilusat lõpupäeva teile ja ütlen siis veel lõpus nii palju, et oma mõtted ütlesime peast ja ei kasutanud ChatGPT abi. Aitäh, aga nüüd ma tahaks veel kutsuda või me tahaksime vallavanemaga kutsuda siia klassijuhatajad, et anda üle tänud lillede näol. Palun. Täna on päev, mil paneme ühesel tähtsale rännakule üheskoos piduliku punkti. 9 aastat kooligalaktika erinevatel orbiitidel on läbitud.
Selle ajaga on kogutud hulgaliselt teadmisi, vahepeal möödutud väikestest mustadest aukudest ja aset on leidnud nii hästi ajastatud kui ka juhuslikud maandumised olümpiaadidel, kooliüritustel, spordivõistlustel, järelvastamise klassis ja ehk isegi direktori kabinetis. Nüüd on aeg see rännak kokku pakkida. Täna ei vaata enam keegi, kas kontrolltöö sai nõrga 3 või tugeva 5, sest täna on kõigil hindeks ainult üks ja ainus. Hästi tehtud õpetaja. See on kokkuvõte igaühe isiklikust pingutusest, tarkusest, kohusetundest ja kasvamisest. Ja eelkõige julgusest lennata oma radapidi, isegi kui sihtpunkt alles paistab horisondil. Hetked sel 9-aastasel rännakul, nii kordaminekud kui väiksed eksirännakud on vormistanud neist noortest põhikooli lõpetajad. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli, õppejuhi Merle Sasi ning 9. C-klassi klassijuhataja. Alustame lõputunnistuste kätteandmisega 9. C-klassile ning palume kiituskirja ning tänukirjaga lõpetajatel tulla ette koos vanematega. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. C-klassi õpilastele. Säte Tolsberg lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Leandra Liiva lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Kooli tänukiri tubli osalemise eest neidude kooris. Palume siia koos vanematega. Johanna Aan lõpetab põhikooli. Cassandra Elenurm lõpetab põhikooli. Romet Iires lõpetab põhikooli. Jargo Johanson lõpetab põhikooli. Elisabeth Jürisson lõpetab põhikooli aine kiituskiri saksa keeles. Remo Kangro lõpetab põhikooli. Agnes Kesa lõpetab põhikooli.
Eliis Kruus lõpetab põhikooli. Ragnar Kuus lõpetab põhikooli. Viktoria Lutšes-Arnõi lõpetab põhikooli. Marten Mehine lõpetab põhikooli. Marii-Marleen Märtovski lõpetab põhikooli. Kahjuks tervislikel põhjustel täna teda siin ei ole. Laura Lisandra Näkk lõpetab põhikooli. Oliver Paumets lõpetab põhikooli. Isabel Piha lõpetab põhikooli. Mihhailo Pohrebnjak lõpetab põhikooli. Rasmus Tüvist lõpetab põhikooli. Erko Henri Huusen lõpetab põhikooli. Oliver Vikat lõpetab põhikooli. Täname 9. C klassi klassijuhatajat Evelin Toomi.
So don't let it go, we can make some more, we can live forever. Moments, all of the fights, but we always find a way to make it out alive. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go, we can make some more, we can live forever. Feel our hearts, get out their scars, motor rooms and new tattoos that couldn't lay the summer rain, but they won't mean anything. Cause the truth is out, I realize that without you here, life is just a lie. This is not the end, this is not the end. We can make it, you know it, you know. You and me got a whole lot of history. We can be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go, we can make some more, we can live forever. Got a whole lot of history. We can be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go, we can make some more, we can live forever. Don't let me go, so don't let me go. We can live forever, baby, don't you know, baby, don't you know. We can live forever. Iga klass on justkui omaette väike maailm, selline omapärane planeet, kus kehtivad unikaalsed reeglid, siseringi-naljad, vaikimisi kokkulepped ja täiesti oma ajarütm, mis vahel ei kattu kuidagi tunniplaaniga. Selle maailma keskpunktiks saab sageli üks kindel inimene, klassijuhataja. Mitte lihtsalt õpetaja, vaid teejuht, lepitaja, vahel ka nõustaja, logistik, psühholoog ja aeg-ajalt, olgem ausad, ka detektiiv. 9. C-klassi maailmas oli selleks Evelyn Toom, kes õpetas noortele lisaks loodusainetele ka elu ennast koos kõigile selle kerdekäikude ning suurte ja väikeste, ent tähendusrikkade võitudega. Sõna saab 9. C-klassi klassijuhataja, kes on õpilaste kõrval, ees ja taga seisnud just nendel hetkedel, kui nad on seda kõige rohkem vajanud. Head lõpetajad, armsad vanemad, kolleegid ja külalised. Täna on see päev, mille poole oleme üheskoos liikunud 6 aastat. Täna on see hetk, mil 9. C-klassi 21 imelist noort inimest istub siin astumas ühe suure peatüki lõppu ja samas uue alguse järele. Teie igaüks olete jätnud siia kooli, klassiruumi ja ka minu õpetaja teel oma jälje. Kord naerupahvakuga, kord mõtliku pilguga, kord sihikindluse ja kord veidi segaduses olekuga. Kõik need hetked on olnud päris osaks meie ühisest kooliaastatest. Kui ma esimest korda teie klassijuhatajaks sain, ma ei kujutanud ettegi, et see võib kujuneda meie ühiseks teiks kuni tänase päevani. Ja siin me nüüd siis oleme, lõpetamas koos üht olulist etappi teie elus. Meie ühised aastad on olnud täis kõike. Kontrolltöid, klassireisid
hilinemised, rühmatööd, kus 5 inimesest võib-olla ainult 1 töötas. Ja muidugi neid vaikseid hetki, kus keegi ütles midagi täiesti ootamatut ning kogu klass rõkkas naerust. Ega minul klassijuhatajana ei jäänud ka muud üle, kui koos teiega naerda. Teie eluterve huumorimeel on minule väga palju õpetanud. Samuti teie uudishimu, nutikus ja oskus küsida, miks me seda jälle tegema peame. On olnud täiesti hindamatu, aga mõnikord raske, aga vahva. Täna on teie viimane koolipäev põhikoolis. See kõlab uskumatult, isegi minu jaoks. Olin teie klassijuhataja alates 4. klassist, mis mahutavad endasse terve väikese elu. Ühe klassijuhataja eluraamatu saaksin ma küll kokku kirjutada, kui kõik teie lood siia kirja panna. Kui ma mõtlen tagasi meie esimesele kohtumisele 3. klassis, kui ma kutsusin teid kaasa Tartusse ERM-i ja käisime teadusfestivalil. Te olite siis juba uudishimulikud, kohati kaootilised, aga omamoodi võluvad. Meie ühine koolitee on olnud nagu üks hea film. Natuke või palju draamat, palju komöödiat, kindlasti mõne ponevusmoment, ka klassijuhataja tunnis, kui me vaatasime, et kas mõni tähtaeg peaks olema see, et äkki homme lükati jälle edasi. Meie teekonnale mahtus palju ja vahel ka tavapärast ootamatut. Näiteks 2020. aasta 4. klassi kevad. Meil elu viis meid kõik oma tubadesse ja koolipäevad kolisid Google Meeti. Seda ei osanud mitte keegi ette meile kirjutada, et õppisime ka 11 tundma läbi ekraanide, kodusussid jalad, lemmikloomad taustal. 2 pandeemia kevaded, kus ma rääkisin teie arvutiekraanile, iga kord lootsin, et keegi seal teisel pool ka päriselt mind kuulab. Mõni ärkas alles poole tunni pealt, silmad unised, toidutaldrik või joogitops käes, aga kohal te olite ja see oligi kõige tähtsam. Pandeemia aastad, distantsõppe, lugematu hulk Google Meeti tunde, katkenud wifi ühendused, mustad ekraanid. Aga kas te mäletate 4. klassi reede õhtuid, kui me Google Meetis tegime klassijuhataja tunde? Siis me ei rääkinud ju ainult koolist. Me jagasime rõõme ja muresid, naersime, olime lihtsalt olemas, igaüks oma ekraaninurgas. Aga tegelikult olime kõik üksteise kõrval, kes teki all, kes köögis, kes kass või koer või muu koduloom süles, aga alati kohal. Me hoidsime sidet isegi siis, kui maailm ümberringi oli veidi segaduses ja see näitas teie tugevust ja teie inimlikkust. Meie 9. C-klass ei ole olnud kunagi paigal. Igal aastal tuli meie klassi mõni uus õpilane. Igal aastal muutus meie klass natukene. Mitte halvemaks ega paremaks, vaid just meie nägu. Teie kohanesite, õppisite, võtsite vastu. Iga uus õpilane tõi meile midagi juurde. Uusi vaatenurki, nalju, sõprussuhteid, intriige, ka omapära. Teie olite avatud ja oskus teisi vastu võtta on üks suurimaid väärtusi, mida te endaga oma eluteele kaasa võtate. Ja kuigi muutused ei olnud alati meil lihtsad, võtsite kõik uued tulijad vastu just nii, nagu üks tõeline klass seda teeb. Meie oma ja avatult. Ja koos muutus meie klass selliseks, nagu ta täna on. Mitmekülgne, elurõõmus, üksteist hoidev. Iga uus liituja lisas meie klassikliimasse uue värvi ja see ongi elus üks olulisemaid oskusi. Võtta vastu uusi ja kasvada koos. Me ei olnud kunagi igavad ei endale ka aineõpetajatele. Teist kujunes üks äge omanäoline kooslus.
tõeline 9. C. Ma olen näinud, kuidas te olete kasvanud. Mitte ainult pikemaks ja tugevamaks, vaid eelkõige iseendaks. Igaüks oma näoga, oma arvamusega, oma huvide ja unistustega. Ja see mitmekesisus, mis teid vahel ehk ka vaidlustesse viis, oli tegelikult ju teie suurim rikkus. Aga meie klass ei olnud ainult õppimine. Meil olid traditsioonid ja mitte lihtsalt juhuslikult üritused, vaid oodatud ja armsaks saanud hetked. Talvised rongireisid jõulueelses pealinnas, kevadel Tartus õpilaste teadusfestival, piknikud metsas, õppekäigud looduses. Ja meil ei olnud mitte kunagi halba ilma, vahel oli ainult valesti valitud riietus. Teie klassiõhtud, mis olid rõõmsad ja vahel ka natuke pöörased, aga need olid alati teie nägu. Sõbrapäeva klassiõhtud, millel olid alati teie küpsetatud koogid ja kaetud laud. Ja see tunne, et klass on midagi enamat kui lihtsalt ühine õppekava. Valma, Otepää, Tallinn, Tartu, Kiviranna. Kui need nimed sulle midagi tähendavad, siis see on märk sellest, et me oleme koos käinud ja kogenud ja loonud ühise ajaloo. Teie olete olnud mitmekesised, üllatavad ja täiesti ainulaadsed, igaüks oma huvide, tugevuste, väikeste nõrkuste, aga väga suurte südametega noored. Täna on see hetk, kus üks peatükk saab läbi. Täna olete valmis sulgema selle ühe peatüki oma elust. Teie põhikool ongi lõpusirgel ja kuigi see võib tunduda rõõmus, ärev, natuke hirmutav või kõike seda korraga, siis see on täitsa normaalne. 9. C21 noort inimest istuvad täna siin, lõputunnistused põlvedel, pilk suunatud tulevikku. Aga mina seisan siin üpris suure kurbustundega, sest uskumatul kombel ongi see teekond meil nüüd otsas ja tänasest on mul tunne, et minu südamest on homme puudu 21 väikest osakest. Täna tahaksin ma tänada teid, kallid õpilased, selle eest, et olete mind usaldanud ja mille olete andnud mulle klassijuhatajana. Meie teekond pole alati olnud sirge ja sile, aga just need väiksemad künkad ja ootamatud kurvid on teinud selle ainulaadseks ja õpetlikuks. Need on olnud väärtuslikud aastad ka minu jaoks. Teie nutikas huumorimeel, vahel ka kannatamatus on olnud minu jaoks kasvamine ja õppimisallikaks. Teist igaühel on oma lugu, oma tugevused, oma tee ja ma usun kogu südamest, et te liigute edasi julgelt ja sirge seljaga. Kallid vanemad, aitäh teile selle toetuse ja koostöö eest. Laste edu ja kasvamine ei ole võimalik ilma teie osaluseta. Teie usk nende võimetesse ja igapäevase toeta. Teie tugi, kannatlikkus, koostöö on olnud hindamatu. Mõnikord kirjutasin teile rõõmsaid sõnumeid, aga mõnikord selliseid, mille peale tuli esmalt sügavalt sisse hingata. Aga koos saime alati hakkama. Mõnikord tuli otsida ka lahendusi ja me tegime jälle seda koos. Kallid vanemad, ma tänan teid kogu südamest. Ilma teie kannatlikkuse, huumorita, toetava seljata ei oleks olnud see tänane teekond meil võimalik. Te olete olnud väga suureks toeks. Aitäh, et uskusite oma lastesse, meid toetasite ja selle teekonna kaasa tegite. Teie roll selles lõputunnistuses on suurem, kui esmapilgul tundub. Head kolleegid, aitäh, et olite nende noorte kõrval nii nõudlikud kui ka helded. Teie töö kannab endas palju rohkem, kui päevikutes ja kontrolltöödes paistab. Kallid 9. C-klassi noored, te olete olnud lärmakad, loovad, vahel unustajad, vahel sihikindlad, aga te olete olnud ehtsad. Igaüks teist on oma nägu, oma südamega. Ärge kunagi kaotage seda sära. Teie julgus mõelda teisiti, teie võime naerda ja kaasa tunda, see on rikkus,
mida ei saa sellele lõputunnistusele kirja panna. Ärge kunagi kartke küsida, unistada ega eksida. Julgus olla teie ise on see, mis viib teid edasi ka siis, kui tee on hägune. Ma tean, et ees ootavad teid valikud, mõne jaoks on need tehtud, mõne jaoks veel lahtised. Ükskõik, mida te iganes valite, siis olge julgelt teie ise. Elu ei ole kontrolltöö, kus on ainult üks õige vastus. Elu on rohkem nagu projektitöö, kus lõpptulemus võib tulla hoopis teisiti, kui alguses te plaanisite ja see on täiesti okei. Ma soovin teile kaasa tarkust, avatud südant ja julgust teha otsuseid, mis lähtuvad teie enda väärtustest. Hoidke üksteist, olge lahked ja mäletage, kust te alustasite. Armas 9C, te olete jätnud minusse jälje, mitte ainult õpetajana, vaid inimesena. Ma olen teilt palju õppinud. Nüüd on teie kord minna ja jätta oma jälg maailma. Mina usun teisse ja olen teie kõigi üle väga uhke. Aitäh teile nende aastate eest. Minge nüüd ja tehke maailm veidi toredamaks, aga omamoodi. Olge edasi need, kes te olite, natuke pöörased, ausad, nutikad, tundlikud, omapärased. Ärge kartke eksida, sest tihti just seal, kus asjad ei lähe plaani järgi, sünnivadki elu parimad lood. Iga hetk on pärl, mida endale kaela riputada, et teekond oleks kaunis ja väärt elada. Teil on selja taga lugu, mis väärib mäletamist ja ees ootab elu, mis ootab just teie rada. Minge ja kirjutage see nii, et olete uhked selle üle ka aastate pärast. Mina klassijuhatajana olen väga uhke teie üle. Aitäh teile nende aastate eest. Palju õnne teile kõigile ja ärge unustage, klassijuhataja uks jääb alati veidike paukile. Kui iga klass on omaette planeet, siis lõpetajaid on kindlasti need vaprad astronaudid, kes on sellelt orbiidilt nüüd teel järgmiste galaktikate poole. Nad on õppinud ellu jääma tiheda kontrolltormi ajal, leidnud hapnikku ka siis, kui motivatsioon kadus kosmilistesse kaugustesse ja on maandunud alati õigeks ajaks või vähemalt peaaegu. 9. C-klassi planeedi reegleid ning kaardistamata radu tunnevad nad ise kõige paremini. 9. C-klassi nimel kõnelevad Leandra Liiva ja Rasmus Tüvis. Head õpetajad, koolikaaslased, sõbrad ja kõik teised, kes on meie teekonnal olnud. Täna seisame siin, meie 9. klasside lõpetajad, olulise verstaposti juures ja saame öelda, me saime hakkama. Aastad, mis algasid liitmisest, on toonud meid siia erinevate viisidega. Kes tegid tööd südamega, kes lootsid imedele ja kes otsisid abi Google'ilt või ChatGPTilt või kes kasutasid meie kalli õpetaja Riina abi. Aga tulemus on sama, me oleme siin 9. klassi lõpetanud. Tahaksime alustada suure tänuga meie kallitele õpetajatele. Eriti suur tänu läheb meie klassijuhatajatele Evelin Toomile ja Riina Ebermannile. Sooviksime anda neile üle suured tänusoovid ja klassi poolt kingitused. Palun korra neil siia tulla ette.
austatud aineõpetajad, aitäh, et te talusite meie geniaalseid ideid, kontrolltööd ajal imelikku vaikust või salapärast sosistamist ja veidraid küsimusi, millele polnud vastamine alati kõige lihtsam. Ja mõni neist küsimustest oleks võinud üldse jääda küsimata. Olete alati öelnud, et rumalaid küsimusi pole olemas. Aga te ikka jaksasite. Olete olnud meie kõrval siis, kui meil on läinud hästi ja kui ka siis, kui asjad on läinud halvasti. Ja neid hetki, olgem ausad, on ikka olnud. Suur aitäh teile selle eest. 9. C-klassi õpilased jagavad õpetajate lillipea laaktust. Aitäh ka vanematele. Teie kannatlikkus ja toetus on olnud hindamatu. Isegi siis, kui me ei tahtnud õppida, vaid lihtsalt puhata või pahurad olla. Te olete seisnud meie kõrval ja uskunud meisse. Ja meie kallid klassikaaslased, minu musud. Meie kummaline, ent omamoodi kokku hoidev seltskond. Me oleme koos naernud, vaielnud, tülitsenud, leppinud, koos spikerdunud ja kõige selle keskel olnud ikka üksteise jaoks olemas. Jah, me ei ole olnud täiuslik klass, aga me oleme olnud meie klass ja seda ei saa meid mitte keegi ära võtta. Nüüd on aeg edasi minna, oma teed. Mõned meist lähevad edasi gümnaasiumi, teised aga ametikooli, mõned võib-olla mujalegi. Meil on olnud arusaamatusi, väikeseid ja suuri, halvasti ütlemisi, vaikimisi ja ignoreerimisi. Mõnikord oleme liiga kangekaelsed, et vabandada või liiga uhked, et esimesena leppida. Aga just need hetked õpetasid meile, kui oluline on oskus kuulata, andestada ja edasi liikuda. Meie valikud on erinevad, aga üks asi jääb meid alati ühendama. Need 9 aastat, mis me koos veetsime. Nende sees olid naer, pisarad, võidud, kaotused, jah, ka tülid. Aga me kasvasime neist välja koos. Ärge kartke tulevikku, iga lõpp on millegi uue algus. Me oleme tugevamad, kui arvame ja valmis järgmisteks sammudeks. Palju õnne 9. klasside õpetajad. Me tegime selle ära ja me tegime seda üheskoos.
vaid hetki, üheskoos püüame öös. Laisad ja unised hommikutunnid, õnnelik hetk me käes. Las kestab see veel, kestab see veel, las kestab see veel, kestab see veel, las kestab see veel, kestab see veel, las kestab see veel, kestab see veel. Jätkame lõputunnistuste kätteandmisega. Palume siia taas kord koolidirektori, õppejuhi ja 9. D-klassi klassijuhataja. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumiseadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele õpilastele. Kai-Liis Tempel lõpetab 9. klassi kiituskirjaga kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooliürituste korraldajale. Palume siia koos vanematega. Henri Ermel lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest, aine kiituskiri saksa keeles. Palume siia koos vanematega. Jan Ermel lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest, aine kiituskiri saksa keeles. Palume siia ka vanemad. Kärt Hanni lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest, aine kiituskiri bioloogias, muusikas, eesti keeles ja liikumisõpetuses, kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooliürituste korraldajale ning tublile neidude koori lauljale. Palume siia koos vanematega. Liisa Illus lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest, aine kiituskiri muusikas ja kirjanduses, kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooliürituste korraldajale ning tublile neidude koori lauljale. Palume siia ka vanemad. Gert Karjus lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest, aine kiituskiri muusikas. Palume siia ka vanemad.
Hiie Kisand lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri muusikas. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooriürituste korraldajale ning tublile neidude koori lauljale. Palume siia ka vanemad. Minneli Mäesepp lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri liikumisõpetuses. Palume siia ka vanemad. Anette Nigol lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri kirjanduses. Palume siia ka vanemad. Uku Novikov lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri informaatikas. Palume siia ka vanemad. Helene Pihlap lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Kaido Mihkel Marimaa lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Mirtel Sikk lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ja aine kiituskiri muusikas ja liikumisõpetuses. Kooli tänukiri tublile neidude koori lauljale. Palume siia koos vanematega. Tanel Soopalu lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Kristjan Vaher lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri muusikas ja eesti keeles. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooliürituste korraldajale ning režiiringi liikmele. Palume siia ka vanemad. Uku Veli Õunapuu lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri bioloogias. Palume siia ka vanemaid.
Iti Ülper lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Vasil Pruuder lõpetab põhikooli. Andre Johanson lõpetab 9. klassi. Aaron Karu lõpetab 9. klassi. Loviis Lõhmus lõpetab 9. klassi. Mikk Saarela lõpetab 9. klassi. Hella-Maria Tiidor lõpetab 9. klassi. Suur tänu 9. D-klassi klassijuhataja Marta Mõistus. Jätkame aga 9. F-klassiga ning palume siia klassijuhataja Hille Kõrgesaare. Ryan Theodor Vidaki lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemad. Romet Heier lõpetab 9. klassi. Mattias Liblik lõpetab 9. klassi. Anastasia Maslitšuk lõpetab 9. klassi. Viktoria Poska lõpetab 9. klassi.
aitäh klassijuhatajale Hirle Kõrgesaar. Üheksanda D-klassi tuum, see soe, kindel ja usaldusväärne kese, mille ümber kõik keerles, klassijuhataja Marta. Alates 7. klassis hoidsid ta oma silma peal 9. D-klassi planeedil, et seal valitseks alati gravitatsioon, mis tõmbab kokku, mitte ei tõuka eemale. Ta mõistis, et 9-ndikud, astronaudid, hing vajab aeg-ajalt midagi enamat kui ainult tagasisidet. Vahel kulub ära ka soe saun, korralik grillvorst ja aus McDonald's seine. Marta oli see, kes aitas kurssi hoida, tõstis meeleolu ja hoolitses selle eest, et klass ei eksiks orbiidilt. Hea klassijuhataja, sõna on sul. Tere, minu kallid 9-ndikud. Kui ma siin täna teie ees seisan, siis tunnen samaaegselt uhkust, tänulikkust ja ikka väga palju kurbust ka. Meie ühine teekond, mis algas pea 3 aastat tagasi, on jõudnud punkti, kus igaüks teist astub edasi oma rada. Aga enne, kui te teele lähete, tahan ma meenutada mõningaid hetki, mis teevad just selle klassi unustamatuks, vähemasti minu jaoks. Te kõik olete toonud midagi erilist meie klassi ja täna soovin ma teid meenutada väikeste lugude kaudu. 1. septembril 2022 tutvusime 24 uue õpilasega. Siis ajasime veel Janni ja Henrit omavahel segamini. Nüüd ei saa ma enam aru, kuidas see üldse võimalik oli. Nii sarnased, aga samal ajal nii erinevad. See, et te tutipäevale teletupsudena tulite, teeb teist siiski maailma kõige ägedamad kaksikud. Kristjan kerkib teiste seast esile oma geniaalsete ideede poolest. Mirtelile jõulupeol saksofoni mängimiseks keerleva lava ehitamine jäi kahjuks tal vaid idee tasandile. See-eest tegi Kristjan meile väga veenva esitluse selle kohta, et meie klass vajab veekeetjat. Kuna koolitoit läks tasuliseks, siis lahendus oli tema sõnul vahetunnis kiirnuudleid teha. Rahad sai kokku pandud, veekeeti ostetud, aga nuudleid tegi Gert vaid 1 korra, sest nende hingematev juustukas ei loodud just head õpikeskkonda järgnevaks ainetunniks. Helene on meie klassi unistaja. Ma loodan, et su American Dream ühel päeval täitub. Helene on huvitav on aga see, et kui 8. klassis kaklesin ma just Helene nabapluusidega, siis 9. tabasin ma end üha sagedamini ütlemas hoopis Iti, sul naba paistab. Iti on muideks sündinud täpselt 20 aastat pärast mind. Ja teiega koos ei olnud mul aga sugugi keeruline panna ennast 16-aastase kingadesse. Näiteks siis, kui üürgasin bussireisidel teie lauludele kaasa või kui tantsisin Loviisiga klassiöö lapa järgi. Loviisi jäävad veel meenutama täiesti ootamatus kohas sisse susatud naljakad ütlemised. Näiteks, kui arutasime, kuhu lõpureisile minna ja jutuks tuli kruiis, siis pahvatas Loviis keset klassijuhataja tundi suurte silmadega. Lähme parfüümipoodi. Tegelikult on meie teismeliste kambas ka palju tasakaalustavaid jõudusid. Hiie, olles meie klassi üks pesamunasid, mõjub oma tasakaalukusega nagu sõõm värsket vett teiste teismeliste keskel. Ja Kai, kes ei loobi tuulde tühju sõnu, vaid arutelud temaga võivad minna väga sügavaks. Kai on muideks ka õpilane, kelle poole pöördun, kui ise õpetajana mõnes faktis kahtlen. Kai ja Anette on ka andekad teadusteatri näitlejad. Anette kehastumas punamütsikeseks ja Kai vanaemaks, üritades teha kemikaalides pannkooke, oli natuke teadust, natuke teatrit ja ikka parajalt palju plahvatusohtu. Meie ühine aeg pole olnud lihtsalt koolitunnid ja kontrolltööd. Te olete olnud mulle perekonnaks ajal, mil ma veedan tööl. No olgem ausad, mitte ainult töö ajal, sest ikka meenuvad mulle need pettunud näod, kui ma väidan, et mu on elu ka väljaspool kooli.
Olles veetnud teiega koos lõputuna näivaid klassiöid, imelisi suvepäevi Käärikul, pikki bussireise, kõrvu lukustava laulusaatel Eesti teise otsa, on teinekord olnud ikka paras trikk digimuutuda teie eest tõsiseks bioloogiaõpetajaks. 9. D-klassiga tuli mul see ümberkehastumine tegelikult eriti loomulikult välja, sest olgu mis iganes olukorras, siis te oskate võtta sellest maksimumi. Olgu selleks siis jõulukava ettevalmistamine, suvaline bioloogia esitlus, Tartu koolide ühiskatsed või ka näiteks Vaasja eesti keele äraõppimine. See klass pulbitseb noortest, kes on võimsaks eeskujuks teistele. Mulle tundub, et meie klassi eriline joon on olnud oskus olla päriselt olemas, üksteise jaoks ja minu jaoks. Oskus olla hetkes kohal on midagi, mille võite endaga eluteele kaasa võtta. Mulle jääb meelde Mirtel oma terase meele ja terava keelega, Kärt oma tasakaalukusega, siirustäis pilguga ja sisukate küsimustega. Alati viks ja viisakas Kaido, kelle korraliku kesta all nii mõnigi vimka peidus on. Gert ja tema akordionimängud, mis puhusid elu sisse meie klassiöödele. Minnali on meie klassis sportlane, neiu, kes tahab ja jõuab palju. Ja Hella, kes oma malbe ja sõbraliku olekuga tekitab enda ümber justkui turvatsooni. Aaron saab vist küll läbi kõikide inimestega, lihtsalt üdini sõbralikkusest õhkav inimene. Ja kui Andre mingi vembuga hakkama sai, siis oma siiraste kutsika silmadega suutis ta ennast kuidagi alati välja rääkida. Tanel, ma imetlen sinu juures seda, kuidas sa üksi istuva Vaasjaga kohe esimeses klassijuhataja tunnis sõbraks said, pöördudes tema poole lausega, päriselt oskad eesti keelt vä? Ma jään igatsema seda, kuidas te mind vahetunnis ümber piirasite, et rääkida oma inglise keele õpingutest või üritasite teha lihtsalt rekordit, mitu küsimust on võimalik minu käest ühe vahetunni jooksul küsida. Veel meenuvad mulle hetked, mil me vahetunnis koos vene keele luuletusi harjutasime ja aeroobika video järgi tantsisime. Või tegime nalju, mida mõistame ainult meie, olgu need siis sidrunite või toodode kohta. Sidrunitest rääkides, Uku-Eli on see, kes küsis alati, mis plaan on, mis teeme, tahaks teha midagi, teeme ükskõik, mida sõidame bussiga ükskõik kuhu. No tänu tema regulaarsele tagant togimisele oli meil kindlasti vähemasti mõni klassiüritus rohkem. Ja veel meenub mulle, kuidas Uku-Eli Ida-Viru õppereisil tõsiselt usku pöördumist kaalus ja mulle klassiööl markeriga peaaegu, et vuntsid oleks une pealt joonistanud. Uku on meie ringi kõndiv füüsikaõpik töövihik 2.1. Enne füüsikatööd polnud tal lihtsalt muud valikut, kui teistele üle seletada, et mismoodi see füüsika siis ikkagi käib. Omamoodi huvitav on ka see, kuidas Uku klassiööl programmeeris lihtsa mängu, mille eesmärk oli tabada veejoaga tualettpoti keskpunkti. Mikk ja Deliisa tulid meie klassi, kui nende väike 7. klass tulevaste 8. vahel laiali jaotati. Tegelikult anti neile valida, millisesse paralleeli nad lähevad. Ja mul on nii eredalt meeles, kui Mikk tuli tagasi hoidlikult minu juurde küsima, kas ta võib meie klassiga liituda. Aja jooksul näitas Mikk loomulikult mulle ka oma vähem tagasihoidlikku palet. Igale klassile on vaja ühte Deliisat. Hetkel, kui neid ridu kirjutan, saadab Deliisa mulle pildi endast koos lasteraamatuga lugu 2 vereliblest. No täpselt selliseid väikseid armsaid sutsakaid on su päevad täis, kui su on rõõm olla Deliisa klassijuhataja. Aga õpetajad, olge valvsad. Mida te tema kuuldes oma suust välja ajate? Kuna Deliisa kirjutas vihikus servale üles õpetajate tsitaate. Ühel väljasõidul koostas ta nende põhjal meile isegi kuldvillaku. Kas te teate näiteks, kellele kuulub tsitaat? Põnev on siis, kui mina esitan küsimuse ja te kõik vastate valesti. See oli õpetaja Revo Lastik. Okei, teeme ühe lihtsama ka. Füüsika peab elu isu ära võtma. Muidugi oli see Silver Arno. Elu on nagu jalgrattasõit. Kui on raske, siis järelikult läheb ülesmäge. Igaüks teist on sellel koolidel kogenud nii allamäge veeremisi kui ka pingutavaid tõuse. Mõnikord on olnud tunne, et pedaale ei jaksa enam vajutada, aga te olete siiski edasi liikunud. Ja just see ongi oluline, et te pole jäänud seisma.
Mäed ei kesta igavesti, aga see, kes mäe tippu jõuab, saab näha kaugemale. Ja mina usun, et teie kõigi ees on veel palju ilusaid vaateid, mida tasub vallutada. Armsad üheksandikud, aitäh teile, et olete olnud rohkem kui lihtsalt õpilased. Olete olnud minu jaoks inimesed, kelle on süda, iseloom ja meeletu potentsiaal. Olen tänulik, et sain võimaluse olla osa teie teekonnast. Soovin teile julgust valida oma tee, tarkust märgata õigeid pöördeid ning sihikindlust sõita edasi ka siis, kui tee on konarlik või vastutuul tugev. Ja ärge unustage, kui on raske, siis tähendab, et liigute üles mäge. Head teed teile, mu kallid! Üheksanda F-klassi planeedi keskpunktiks on olnud soe, kannatlik ja naerusuine klassijuhataja Hille. Palun, sõna on sul. Kallid õpilased ja lapsevanemad. Minu armsad lapsed, mul on teid küll ainult 4-5 klassis, aga täna on kohal 80% koguni neist. Ja täna on see päev, mis teeb ühtlasi natukene mind kurvaks, sest ma näen neid viimast korda. Ja ma loodan, et ikka kohtume tulevikus ka edaspidi. Minu teekond ei ole olnud nii pikk oma õpilastega kui eelkõnejatel. Et mina olen 3 aastat olnud siis alates 7. klassist oma õpilastega ja klassi koosseis on ka muutunud, mis tähendab, et alguses oli 50% Mattias ja Viktoria, aga hiljem lisandus, et siis tekkis vahetus. Mu armsad lapsed, te olete siirad, ausad ja kõige säravamad tähed nii enda kui ka minu elus. Ehkki mina teid õpetasin, muidugi ka teised kolleegid, aga teie õpetasite mind palju rohkem. Te õpetasite hoidma, hoolima, märkama, tunnetama ja väärtustama pisimatki, nägema maailma ilu ja elutähti. Nüüd on teil ühe eluetapi tähed käes. Kasutage neid ja ärge kustutage. Vaid hoidke kõvasti südame sees ja kasvatage need tähed suureks. Tehke oma unistused teoks. Soovin teile, armsad õpilased, lapsed, et teie eluteele tuleks samasuguseid ilusaid ja erksaid tähti, nagu te ise olete olnud selle aja jooksul. Ja nüüd tahaksin, kuna mul on õpilasi 4 hetkel kohal, siis ei saa mainimata jätta Romet. Sa oled tagasihoidlik, rahulik, otsekohene. Sul on imeline käekiri ja muide, eesti keele reeglid, sa ütlesid, et milleks neid õppida üldse vaja on, sest need tulevad iseenesest, eesti keele õigekiri, nii et jätke meelde. Ja sa tõesti kirjutasid väga ilusasti, mis on meelde jääv, et tänapäeva inimesed, õpilased, kes on arvutis, on sageli oma käekirja
kuidagi unarusse lasknud. Nii, aga Viktoria, sa elasid väga kaasa nendel teemadel, mis sind kõnetasid. Su silmad särasid, sulle meeldis rääkida elust, õnnest, rõõmust. Aga kui sul oli ka hästi põnev hobi, nimelt sa armastasid magada väga palju. Ja siis oli ikka kurja vaeva sinu ülesäratamisega. Aga õnneks sa praegu oled üleval. Aitäh sulle. Ja Raian, meie tutvumine sai alguse tagasihoidlikult, aga mida aeg edasi, seda suuremateks sõpradeks me saime, Raian, kui sa näed mind sealt. Sa oled väga tähelepanelik. Sa parandasid pidevalt mind, kui ma ütlesin mingi tähe või sõna valesti. Ja ma tänasin sind selle eest. Ja sinu meeletu armastus fossiilide, konnade, vihmausside, vareste vastu ja igasuguste muude putukate vastu. Ma ütlen ausalt, Raian, et praegu ma vaatan vareseid hoopis teise pilguga. Ja Raian, kui ma näen neid vareseid, ma alati mõtlen sinule. Aitäh, Raian, et oled olnud. Mattias oli 7. klassis kuskil minu pikkune. Ja suvi läks mööda. Ja mis juhtus? Sügisel tuli üks pikk korvpallur kooli ja tuli välja, et see oli Mattias, kes oli siis suve jooksul visanud ligi 2 meetrit pikkust, no natuke vähem. Ja see oli ka niimoodi, et kuna meil klassiruum on üsna väike, siis ta ei mahtunud klassi ka ära. Nii et ma pidin talle sinna enda juurde koha tegema, ruumi tegema. Et Mattias, nüüd sa saad vabalt hingata ja olla rahulikult. Nii, ja veel Mattiase kohta tahan öelda seda, et sa ajasid alati mind naerma. Sa olid nii aus, te kõik olite ausad. Aga Mattias, sa olid nii otsekoheselt aus, et igas tunnis sa ajasid mind naerma. Sa ajasid meid kõiki naerma. Ja tänan sind selle eest, Mattias. Ja kokkuvõtteks, mu armsad lapsed, tahan ma öelda teile ühe luuletuse teile kaasa, mis tuli mul lihtsalt teile mõeldes. Mu süda rõõmustab ja valulepsel päeval ühtaegu läbi käinud nii tulest kui veest. Kuid päikest alati mu juurde toonud te olete, seepärast armastan teid jäävalt. Alles eile tulite mu juurde, kuid täna vahetate juba kuube. Siis vaatate peeglisse uude, vahetate ilmet, mõtteidki. Ja nii te lähete, vahetades aega, ennast, peeglitki, elamagi ajas uues. Ja mina, teie õpetaja, nüüd endine, jään sellesse aega teid mäletama suurelt. Soovin teile jätkuvalt jõudu, naeratust suule ja südamesse. Vahel on valus ja raske, aga vahel on kerge ja lihtne. Aga ärge kunagi oma õnne mööda laske. Ikka sirgjoonelist rada edasi läbi elukaare, elujoone. Aitäh, et te olite mul olemas. Soovin teile edu, õnne ja jaksu edasisel eluteel. Aitäh teile!
9. D-klassi kohta võib julgelt öelda, nad on selle kooliplaneedi avakosmoses läbinud ühtselt ning vägagi seikluslikult. Mõnele neist meeldub ehk öine rannumissioon, kus 3 kadunud astronauti sattusid teoloogi salapärase Bemmiga. Või legendaarne missioon Ülemiste eksirännak, kus viimasena tualettiminek võis tähendada hülgamist grupi poolt. Samuti meelde jääb Ida-Viru rännak, täpsemalt selle tagasisõit. Kujutage ette, terve bussitäis noori, väsinud, aga mitte vaiksed, sest kusagil üsna tagasisõidu alguses algas spontaanne kontsert ja see ei lõppenudki enne, kui buss Elvasse tagasi jõudis. Repertuaar, kõik, mis pähe tuli. On olnud ka öised strateegilised malepartsiid Käärikul, kus uni jäi tahaplaanile. Kosmilisi saunaõhtuid, kus saun andis alla enne poisse. Ja muidugi klassiööd, millest ei puudunud maffiabossi mängud ja kus koolimaja sai üheks suureks kullimängu väljakuks, sest miks mitte, eks ole. 9. D-klassi lõpetajate nimel kõneleb Mirt Elsik. Lugupeetud lõpetajad, õpetajad, vanemad ja külalised. Inimene on õnnelik, kui tal on tee, mida mööda ta kõnnib, kui tal on täht, mille poole ta püüdleb, kui tal on unistused, mille täitumiseks ta elab. Just nii kirjeldaksingi meie teekonda siin ja praegu selles hetkes, kus me kõik täna oleme. 3213 päeva koos teiega on möödunud kiiremini, kui oskasin arvata. Meie 9. igaveseks ei jää, kuid mälestused jäävad alatiseks. Meie klassiööd, meie karaoked, meie reisid ja meie huumor tegid meie klassi just nii eriliseks, kui olla saab. Olete olnud mulle ja üksteisele alati suureks toeks. Olete hoolivad, nutikad ja lihtsalt imelised. Kuigi meie klassikoosseis on aastatega muutunud, on igaüks, kes on olnud osa meist väga eriline ja tänu sellele on meie klass just nii kokkuhoidev. Aitäh, kallid klassikaaslased, et olete need 9 aastat teinud nii eriliseks ja meeldejäävaks. Täna mõistan ka lõpuks, miks meie direktor igal lõpuaktusel vanemaid tänas. Armsad vanemad, teie toetus, kannatus ja hool on olnud hindamatud. Aitäh teile kõige eest. Kallid õpetajad, ilma teieta ei oleks meid täna siin. Te olete andnud meile teadmisi, juhendanud meid, toetanud ja suunanud meid nii hästi kui võimalik. Aitäh teile kogu teie töö eest. Jään sind igatsema minu 9. tee. Kallis Marta, oled olnud need 3 aastat imeline klassijuhataja. Palun sind siia, meil on 9. tee poolt sinule väike kingitus. Kallid õpetajad, teie tänamiseks ma palun veel siia Kärdi. Kallid õpetajad, täna on ka teie päev, nii õpetajate, juhendajate kui ka õppejõududena. Päev, et olla õnnelik teie pühendumuse, teie visaduse, teie head südamlikkuse eest. Täna tahame tänada, et olete aidanud meil kasvada nii teadmistes kui ka inimestena. Loodan, et meie õpetamine on olnud teile tähendusrikas ja õpetlik aeg. See on olnud jagatud aeg. Jaan Kaplinski on kirjutanud: inimene õpib kogu elu ja sureb ikka poolearulise mehena. Õppimine on alati 2 osapoole panus ja usume, et ka teie olete meie kõrval mõne uue vaatenurga või küsimuse saanud. Meie väike mõttesoov on, et just meie lend on kedagi teist inspireerinud, ehk kas või hetkeks pannud mõtlema muutustele või hoopiski sundinud hindama olevikku sellisena, nagu ta on. Päevad ja mälestused ei tule tagasi, kuid jätavad jälgi.
Võib-olla jääb meie jälg teie mälestustesse millegi väikse, aga siirana. Tänu teile oleme õppinud mitte ainult aineid, vaid ka elu iseennast. Oleme õppinud mõtlema, ette nägema tagajärgi, küsima. Kuid siiski ka õppinud, et kui tahta näiteks piparkoogist 20% ära võtta, tuleb pea ära süüa. Või siis seda, et magneesiumipurust ei tule pauku. Ja ka seda, et A-ruudus pluss B-ruudus võrdub C-ruudus. Tuleb siiski tunnistada, et kõik ei ole veel täiesti selge. NATO testis on veel kõvasti arenguruumi ja arvuruudud ei tule ikka veel kõik une pealt, vähemalt minul mitte. Aga me teame, et õppida tuleb iseenda jaoks, mitte hinnete pärast. Ja just see oli 9. klassi üks suurimaid katsumusi mõista, et tegelikult me õpime eluks. Ja lõpetuseks ma tahaksin paluda teil, armsad õpetajad, jääda pärast aktust Kultuurikeskuse ette. Me soovime teid veel kord tänada. Aitäh! kui vahel kuuled mingit helinat töös ja vaikid veidi kahtlema lööd, kas tõesti on su õnnelik päev veel ees. Verepäev hämarduvad õhtud, verepäev hämarduvad õhtud, verepäev hämaruse puiestee. Õnnelik päev on hämarduvad õhtud, verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämaruse puiestee. Verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämaruse puiestee. Sa kuula veidi iseennastki veel ja lükka ümber kahtluse müür, kui vaid saada. Verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämaruse puiestee. Verepäev, hämarduvad
Verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämaruse puiesteel. Verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämarduvad õhtud, verepäev, hämaruse puiesteel. Aitäh! Teeme veel suure aplausi sellele imelisele istutusele. Teie ühine teekond läbi selle kooliplaneedi atmosfääri ongi jõudnud oma sihtpunkti. Lõpetajad on edukalt läbinud oma esimese suurema missiooni. Nüüd on aeg korraks maanduda, võtta kiivrid peast ja nautida täiel rinnel kosutavat suvepuhkust, sest isegi kõige vapramad vajavad vahepeal peatust ja hingetõmbepausi. Ent pärast seda ootab juba ees uus stardirada, uued sihid, uued valikud, millisele galaktikale järgmiseks suunduda ja mis kursil edasi liikuda. Selle valik on teie teha. Olgu teie lend kõrge, süda avatud ja laskumised alati pehmed. Enne veel, kui tänased lõpetajad suunduvad õnnitluse vastu võtma, ütleme üle, et klasside pildistamine toimub orienteeruvalt 15 minuti pärast Kultuurikeskuse ees. Lõpetajate pidulikuks saalist lahkumiseks palume taas püsti tõusta. Aktus on sellega lõppenud.